Avamere naftaplatvormid on projekteeritud taluma kõige raskemaid ilmastikutingimusi. Ookeani keskel, sadade miilide kaugusel maismaast usaldas Ocean Rangeri meeskond naftaplatvormi tehnoloogiat ja töökindlust. Kuid kui halb väljaõpe, kehv disain ja äärmuslikud ilmastikutingimused kokku langevad, ei suuda isegi nende usk neid päästa. Ocean Ranger on iseliikuv, poolsukeldatav avamere puurimisplatvorm, mis töötab piirkonnas nimega Grand Banks. Selle omanik on Ameerika ettevõtte Ocean Drilling and Exploration ehk lühidalt ODECO. See on renditud ettevõttele Mobile Oil Canada, kellele kuuluvad Hibernia naftavälja puurimisõigused. Mobile Oil Canada on Ameerika ettevõtte Mobile Corporation tütarfirma. Selle ehitamise ajal on see maailmas suurim poolsukelduv platvorm. Platvorm kaalub peaaegu 25 000 tonni. See on 396 jalga pikk, 362 jalga lai ja 337 jalga kõrge, mis teeb selle sama kõrgeks kui 30-korruseline hoone. Muidugi, kui see on vee peal, on peaaegu kolmandik sellest veepiirist allpool. See ujub 2 400-jalase pikkusega pontoonil, mis asuvad 80 jalga veepiirist allpool. Nendel pontoonidel on ballastipaagi sektsioonid, mida saab osaliselt mereveega täita. See aitab platvormi tormisel merel stabiliseerida. See on võimeline puurima kuni 1500 jala sügavusel ookeanis. Grand Banks asub Põhja-Atlandi ookeanis, 166 miili kaugusel Kanada Newfoundlandis asuvast St. Johnsist ida pool. See on tuntud oma rikkalike nafta- ja gaasivarude poolest. See on tuntud ka oma karmide ilmastikutingimuste poolest, eriti talvel. Ja selle piirkonna ookeani sügavus ulatub 30 meetrist kuni 180 meetrini. 1982 aasta 14 veebruari hommikul saavad Ocean Rangeri pardal olevad 84 meeskonnaliiget ilmateate, mis ennustab, et Grand Banksi poole on kiiresti lähenemas tugev talvetorm. Torm on seotud suure Atlandi tsükloniga. Sel aastaajal tabavad seda piirkonda sageli äärmuslikud ilmastikunähtused ning prognooside kohaselt saabuv torm saab olema eriti võimas. Ocean Ranger on loodud sellise äärmusliku tormi üle elamiseks. Platvorm on varemgi rasketes tingimustes vastu pidanud, mistõttu on meeskonnal ja platvormi operaatoritel usaldus selle võime suhtes ka selle tormiga toime tulla. Ocean Rangeri meeskond hakkab valmistuma rängaks silmaks. Tavapärased protseduurid hõlmavad lahtise varustuse kinnitamist, kõigi ilmastikukindlate uste ja illuminaatorite sulgemise kontrollimist ning platvormi stabiilsuse tagamist ballastipaakide haldamisega. Ballasti juhtimissüsteem on platvormi stabiilsuse säilitamisel ülioluline. See reguleerib ballastipaakides oleva vee hulka, mis asuvad platvormi all, võimaldades platvormil kohandada oma ujuvust ja stabiilsust vastavalt mereoludele. Tormi eel kontrollib meeskond süsteemi põhjalikult. Kuigi nad alustavad nende vajalike ettevaatusabinõude rakendamist, ei ole kohe põhjust muretsemiseks. Nad teavad, et platvormid on varemgi sellised tormid üle elanud. Vaatamata selle tormi oodatavale tõsidusele jätkuvad platvormil tavapärased tööd. Õhtu saabudes jõuab torm Ocean Rangerini. Tugevad tuuled ja hiiglaslikud lained muudavad Ocean Rangeri tohutu suuruse tühiseks. See on noodud taluma tuuli kuni 100 sõlme ja laineid kuni 110 jalga kõrged. Aga see torm osutub erakordselt võimsaks, lainetega, mis ületavad platvormi arvutatud piire. Kell 19.00 tabab hiidlaine lähedal asuvat platvormi Setco 706, mida samuti haldab Mobil. Laine kahjustab tekivarustust ja viib päästepaadi minema. Vaatamata halvenevale ilmale ja kasvavale mereseisule jätkab Ookeani Ranger puurimistöid. Meeskond usaldab platvormi ja avamere tööstuse kultuuris välditakse töökatkestusi iga hinna eest. Siiski muutuvad tingimused järjest keerulisemaks. Meeskond peab platvormi tormis ilmaga juhtima, töötades selle nimel, et kõik toimiks sujuvalt ja ohutult. See nõuab pidevat platvormisüsteemide jälgimist, eriti ballasti juhtimissüsteemi, mis on ülioluline platvormi stabiilsuse säilitamiseks tormisel merel. Suhtluskaldav jätkub samuti, andes aru platvormi seisust ja olukorra arengust. See pühendumus töö jätkamiseks hoolimata halvenevatest ilmastikutingimustest näitab, kui palju usaldatakse Ocean Rangeri konstruktsiooni ja võimekust, või võib-olla hoopis hirmu võimalike tagajärgede ees, kui oma tööpostilt lahkutakse. 16–20 meetri kõrgused lained peksavad Ocean Rangerit.
Üksik hiidlaine paiskub Ocean Rangerile vahetult pärast südaööd. See üksik hiidlaine on tunduvalt suurem kui teised tormilained, mis juba niigi suruvad Ocean Rangeri juba tema arvestuslike piirideni. Lein tabab sellise jõuga, et purustab ballasti juhtimiskeskuse illuminaatori klaasi. See on närvikeskus, mis vastutab platvormi stabiilsuse eest. Illuminaator asub vaid 7,5 meetri kõrgusel veepiirist. Iga järgmise lainega voolab merevesi purunenud illuminaatori kaudu tuppa. See ruum on täidetud elektroonikaseadmete ja juhtpaneelidega, mis juhivad ballastipaakide süsteeme. Kui merevesi juhtruumi üle ujutab, hakkavad süsteemid peaaegu kohe tõrkuma. Mereveesi põhjustab süsteemis olulisi elektrilühiseid, mis viib ballastijuhtimissüsteemi võtmekomponentide rikkeni. Kell 21.00 kuuleb Setco 706 raadiooperaator raadiosidet Ocean Rangerilt, kus kirjeldatakse, kuidas Ocean Rangeri ballastisüsteemi ventiilid näivad iseenesest avanevat ja sulguvat. Meeskond ei suuda platvormi kallet ega trimmimist kontrollida ning see muutub järjest ebastabiilsemaks. Kui meeskond üritab ballastit käsitsi juhtida, muutub torm hullemaks ja juhtimiskeskusesse tungib järjest rohkem merevett. Ilma võimaluseta ballastipaake korralikult juhtida, hakkab platvorm kalduma või vajuma ettepoole. See tähendab, et kui platvorm liigub vastu tulevatesse lainetesse, vajuks selle vöör iga järgmise lainega järjest madalamale, mis surub seda veelgi sügavamale vette, selle asemel, et lainetest üle sõita. Vesi hakkab tungima ettepoole jäävatesse ankruketikambritesse nurgatoetuste kolonnides. Ballasti juhtimisega tegeleval meeskonnal on mitu ebasoodsat asjaolu. Vesi põhjustab automaatjuhtimissüsteemis kaost, kuid neil puudub vajalik väljaõpe, et teada, kuidas süsteemi käsitsi juhtida. Neil pole isegi käsiraamatut, kust vaadata, kuidas automaatsüsteemi välja lülitada ja käsitsi juhtimine üle võtta. See ei pruugi nagunii midagi muuta. Kui vööriosa vajub, tõstab see ahtri veest kõrgemale. Ballastipumbad asuvad laeva ahtris. Kui vöör vajub ja ahter tõuseb, ei ole ballastipumpadel piisavalt jõudu, et pumbata vett nii pika kaldega üles ja ahtrist välja. Kreeninurk suureneb iga mööduva tunniga. Meeskond hakkab rakendama hädaolukorra protseduure. Need on eelnevalt määratletud tegevuste komplektid, mis on mõeldud platvormi stabiilsuse taastamiseks ja täieliku katastroofi vältimiseks. Nad proovivad ballastipaake käsitsi juhtida, kuid see ei õnnestu. Nad peatavad kõik puurimistööd ja valmistuvad võimalikuks evakuatsiooniks. Nad lülitavad platvormil välja kõik mitte hädavajalikud süsteemid ja tegevused, et keskenduda kogu ressurss kriisi juhtimisele. Nad lõikavad puurkolonni läbi ja eraldavad selle pursketõkestist, mida Deepwater Horizon ei suutnud teha. Ma jätan siia selle video lingi. Kuigi meeskond on kogenud ja neid on koolitatud hädaolukordadeks, muudab tugeva tormi, rikete ja viltu vajunud platvormi kombinatsioon olukorra erakordselt keeruliseks ja ohtlikuks. Kell 00.52 edastab Ocean Ranger Mayday kutse. Varutoetussalu Seaforth Highlander kutsutakse lähemale tulema. Vastumeetmed 10–15 kraadise kreeninurga vastu osutuvad ebaefektiivseks. Kanada rannavalve ja mobiilselt juhitavad helikopterid teavitatakse vahetult pärast kella 01.00. St. Johnsi haigla pannakse valmisolekusse. Toetusalused Bolton Tour ja Norditor, mis on Setco 706 ja Zapata Uglandi valvealused, võtab Kanada rannavalve oma käsutusse, et abi osutada. Hädaolukorras on rannavalvel õigus võtta merel alus oma kontrolli alla, et hädaolukorras abi osutada. Mind on ka linna ümbruse vete sappi rakendatud, kui väike paat kaotas mootorid. Rannavalve juhatas minu meeskonna ja mind piirkonda, kuid selleks ajaks, kui me kohale jõudsime, oli sündmuskohale jõudnud juba teine, suurem alus, mis oli abistamiseks palju paremini varustatud kui purjekas, millega mina olin. Ocean Rangerile lähenevad abilaevad kogevad sama talvetormi nagu Ocean Ranger ise. Tugev tuul, tormine meri ja halb nähtavus loovad ohtlikud tingimused, mis piiravad päästemeeskondade võimalusi Rangerini jõuda. Nad peavad navigeerima läbi raevuka tormi, jõudma üha ebastabiilsema Ocean Rangerini ja seejärel evakueerima meeskonna äärmiselt rasketes tingimustes. Iga minut loeb. Kell 01.30 edastab Ocean Ranger oma viimase sõnumi. Ocean Rangerilt rohkem raadioteateid ei tule. Me läheme päästepaatide kogunemispunktidesse.
Ükskõik millise paadi hülgamine ookeanil on suur otsus. Tänapäeval on rusikareegel, et sa astud päästeparvele alles siis, kui sinu paat on juba sinu alt põhja vajunud. Kuid avamere naftaplatvormilt evakueerimine muudab olukorra mitmes mõttes keerulisemaks. Olulise ellujäämisvarustuse kogumine, kõigile meeskonna liikmetele päästevestide tagamine ja päästepaatide evakuatsiooniks ettevalmistamine. Seda kõike ajal, kui platvorm on kaldus. Platvormi hülgamine on meeskonna jaoks viimane abinõu. See tähendab loobumist platvormi näilisest turvalisusest ja tormi karmide oludele vastu astumist päästepaadis. See peab olema hirmutav, kui tuleb lahkuda tohutult laevalt, mille torm on hävitanud ja ronida pisikesse paati, mis tundub selle kõrval nagu vann. Need ettevalmistused toimuvad kasvava paanika ja segaduse keskel, kus meeskond on teravalt teadlik, et nende elu ripub juuksekarva otsas. Päästepaadid on loodud nii, et neid saab vette lasta ka äärmuslikes tingimustes, kuid Ocean Rangeri tugev kreen muudab selle äärmiselt raskeks. Meeskond võitleb päästepaatide vette laskmisega vastu platvormi kallet, tugevat tuult ja hiiglaslikke laineid. Platvormi päästepaadid on loodud kasutama gravitatsioonilist langetussüsteemi ning seetõttu peab platvorm olema suhteliselt tasane, et neid saaks vette lasta. Meeskonnal õnnestub vähemalt üks päästepaat vette lasta. Toetusalus Seaford Highlander jõuab sündmuskohale. Nad näevad vees hulpivaid kehasid. Neile läheneb päästepaat, milles on 8 või 9 meest. Päästepaat möödub nende ahtri tagant ja tuleb nende vasaku ahtrinurga kõrvale. Seaforth suudab visata köied päästeparvele. Enne kui nad saavad kedagi pardale tuua, paiskub päästeparv Seaford Highlanderi kere vastu ja variseb kokku. Veest mehed klammerduvad päästepaadi külge, mis on endiselt kummuli. Seaforth võitleb end läbi lainete ja tuule meeste juurde. Nad annavad tasapisi külmale järele. Ainult ühel mehel on seljas oranž ellujäämisülikond. Seaforth manööverdab end õigesse asendisse ja napilt väldib teda oma sõukruvidega tükkideks lõikamist. Meeskond tekil viskab haakkonksu, et proovida mees paadile tõmmata. Konks haakub tema päästevesti külige, kuid mees libiseb vee pinna alla. Sellistes rasketes tingimustes pole lihtsalt võimalik mehi veest välja tõmmata selle varustuse ja tekipaigutusega, mis neil on. Rannavalve päästemeeskonnad, kaubalaevad, teiste naftaplatvormide varustuslaevad, lennukid ja helikopterid saabuvad sündmuskohale. Päästetöötajad võitlevad kõrgete lainete, jäiste temperatuuride ja tugevate tuultega, otsides ellu jäänuid. Kell 2:30 jõuab sündmuskohale esimene päästehelikopter. Kapten Mike Clark, Ganderi otsingu- ja päästehelikopteri piloot, laseb otsingu- ja päästetehniku vanemkapral Randy Browni 24-meetrise kaabli abil jäisesse vette ja ulguvasse tormi, et proovida päästa esimest meest, keda nad näevad. Ta on juba surnud. Lume ja umbes 16-meetriste lainete tõttu on nende pingutused võimatud. See on esimene ja viimane õhust päästeoperatsiooni katse. Tingimused on liiga ohtlikud. Otsingu alal lendavad päästekopterid võitlevad tuultega, mis ulatuvad peaaegu 145 kilomeetrini tunnis. Tugev meri teeb kehade kättesaamise võimatuks. Kapten Clark püüab selle asemel suunata abilaevad vees olevate kehade juurde. Kiiresti saab selgeks, et varustusalused peavad iseenda ellujäämise nimel võitlema. Meeste saatmine tekile, et laipu välja tuua, on enesetapumissioon. Päästehelikopter maandub tankimiseks teisele platvormile. Platvorm õõtsub tugevas lainetuses ägedalt. Helikopteri meeskond jääb nii merehaigeks, et nad peavad tankimise katkestama ja naasma oma maapealsesse baasi. Platvormi tugev kalle halveneb, kuni jõuab kriitilise punktini, kus platvorm ei ole enam stabiilne. Kell 03.13 läheb Ocean Ranger ümber ja vajub veepiirist allapoole. Otsingu- ja päästeoperatsioon muutub hukkunute otsimise operatsiooniks. Järgnevate päevade jooksul uutakse Ocean Rangeri rusud ja isiklikud esemed Newfoundlandi rannikule. Kuigi St. Johni haiglad on valmisolekus, ei võeta Ocean Rangerilt vastu ühtegi patsienti. Kõik 84 Ocean Rangeri meeskonnaliiget hukkusid. Ainult 22 Ocean Rangeri 84 meeskonnaliikme surnukehad leitakse. Need tuuakse St. Johni sadama 17. kail. Ajakirjanikke hoitakse eemal, et keegi ei saaks fotosid teha. Vene traaler Mekenik Tarassov upub samas tormis. Vene meremeeste kehad tuuakse samale kailale. Vabal ajal olnud Ocean Rangeri meeskonnaliikmetel paluti kontrollida Vene meremeeste kehasid, et veenduda, et ükski ookeanivalvuri mees pole kogemata Venemaale saadetud.
Pärast täri möödumist kasutatakse soonarit ja veealuseid kaugjuhitavaid roboteid, et leida Ocean Rangeri vrakk merepõhjast. Platvorm asub umbes 30 meetri sügavuses vees. Otsustatakse, et see madal sügavus kujutab endast ohtu mereliiklusele ning seetõttu tõstetakse platvorm pinnale ja uputatakse sügavamasse vette. Euroopa ettevõttele antakse leping platvormi päästmiseks. Nende operatsioonide käigus saadetakse 2 sukeldujat pontooni paakidest kütust välja tooma. Nad lõikavad lõiketõrvikuga pontooni sisse. Kütusest eranduvad gaasid süttivad, tekitades plahvatuse, mis tapab 2 sukeldujat. Veel 1 sukelduja hukkub nädal hiljem, kui suur metalltükk kukub päästelaevalt ja surub ta vastu uppunud platvormi, viies Ocean Rangeri hukkunute koguarvu 87-ni.